Tere kõigile ja väga suur rõõm on teid tänasel infotunnil tervitada. Ja väga tänan, et oled leidnud aega osaleda kompetentside hindamise juhendmaterjali tutvustusel. Meie tänane infotund kestab 1 tunni ning selle keskmes on uus digitaalne juhendmaterjal, mis aitab samm-sammult lahti mõtestada kompetentside hindamist kutse andmise protsessis. Alustuseks võib-olla paar sõna ka selle kohta, kuidas me selle materjalini jõudsime. Viimastel aastatel oleme Kutsekojas pööranud hästi palju tähelepanu just kutse andmise kvaliteedile ja sellele, kuidas toetada kutseandjaid nende igapäevases töös. Eelmisel ja üle-eelmisel aastal viisime läbi kutseandjate mõttekodasid, millest mitmed keskendusid just hindamisele. Kuidas hindamist paremini kavandada, kuidas tagada selgus ja läbipaistvus ning kuidas toetada hindajaid nende rollis. Ja samuti on meil tavaks käia juba mitmel aastal ja käime ka sel aastal vaatlemas kutseeksameid. Ja seda selleks, et mõista, mis on hästi ja samas ka seda, mis vajab toetamist ja arendamist. Kutsekoja kodulehel, kui te olete märganud, on olemas ka varasem kompetentsipõhise hindamise juhendmaterjal ja see on olnud omal ajal väga oluline abimaterjal, kuid tänaseks vajas see juba kindlasti nii sisulist kui ka vormilist uuendamist. Eelmisel aastal avaldasime osade kaupa hindamise teemalisi videoklippe, sellest teid ka teavitasime. Ja nüüd on need samad videod põimitud selgitava sisuteksti, harjutusülesannete ja arutelukohtadega terviklikuks digitaalseks kompetentsuse hindamise juhendmaterjaliks. Ja materjal on eelkõige mõeldud kutse andmisega seotud osapooltele, kutset andvatele organisatsioonidele, kutsekomisjonidele, hindamiskomisjonidele, aga miks mitte ka koolidele. Samas võib olla sellest tuge ka kõigile, kes soovivad lihtsalt paremini mõista, kuidas kompetentside hindamine toimub ja mida tähendab üks läbimõeldud, põhjendatud ja osapooltele arusaadav hindamine. Tänase tunni oleme üles ehitanud niimoodi, et kõigepealt jagab materjali kasutajakogemust Küllike Põldmaa, kes on Eesti Toitumisnõustajate ja Terapeutide Ühenduse esindaja ja see organisatsioon annab siis toitumisnõustajate ja terapeutide kutseid. Küllike aitab natukene avada seda, kuidas materjali võiks kutseandja ja hindajate vaatest kasutada ning millist praktilist tuge see pakub ja mis on selle materjali tugevused. Seejärel tutvustab juhendmaterjali lähemalt Einike Pilli, kes on materjali üks autoritest ja peale seminari peaks jääma piisavalt aega ka küsimusteks. Küsimused palun esitada pärast Einikese tutvustust ja peamine võimalus küsimuste esitamiseks on teha seda chatis. Kui soovite suuliselt küsida, mis ei ole sugugi välistatud, aga siis palun anda käega märku ja siis märkab teid minu abiline siin Siret ja tema saab anda teile võimaluse avada oma mikrofon. Vaikimisi on täna teil kõigil kaamerad ja mikrofonid kinni. Minu roll täna on aidata infotundi lihtsalt koos hoida, jälgida ajakava ja juhtida meid sujuvalt ühelt osalt teisele. Jätsin ka ennast tutvustamata. Mina olen Maris Saarsalu, olen kutsesüsteemi suunajuht Kutsekojas. Aga hetkel soovin teile sisukat tundi ja loodan, et tänane kohtumine annab hea ülevaate juhendmaterjalist ja sellest, kuidas seda oma töös kasutada. Nüüd annan sõna Küllike Põldmaale, kes siis jagab oma kasutajakogemust kutseandja vaatest. Suur aitäh, Maris, aitäh, et kutsusite seda kasutajakogemust jagama. Nii suure ja olulise abimaterjali valmimise üle oli mul väga hea meel ja on ka suur rõõm tagasisidestada. Aga paar sõna ka endast, et nagu Maris ütles, olen siis toitumisnõustajate ja terapeutide kutseandja vastutavaks isikuks. Varasemas elus olen töötanud ligikaudu 20 aastat avalikus sektoris ning minu töö hõlmas erinevate menetluste läbiviimist. Seega, kui ma sain selle rolli, ehk siis kutseandja vastutava isiku rolli, arvan, et olin üpriski hea õigusalane kirjaoskusega inimene ja arusaam haldusorgani tegevusest oli mul olemas. Samas sain üsna kiiresti aru, et protsessi juhtimine ei tähenda ainult vormide täitmist,
ja hakkasin otsima ka nagu lisamaterjali selle kohta ja sellel hetkel ma mõistsin, et materjali küll on, aga sellist ühtset kohta, kus oleks kõik info üheselt kättesaadav ei olnud. Ja pidin hakkama seda süsteemi ise looma, ise läbi viima, ise koolitusi tegema, et mul ei olnud kohta, kuhu nagu suunata. Tegelikult reguleerib antud tegevust ehk siis haldusorgani tegevust erinevad seadused, et justkui nagu sealt peaks ka leidma neid erinevaid aspekte, et kuidas hindamisi läbi viia, kuidas üleüldse kutseprotsessi läbi viia, et kutseseadus, haldusmenetluse seadus, erinevad korrad, et kutsekojal olid loodud ka erinevad juhendid. Vaatasin läbi ka kõik need materjalid, mis selleks hetkeks olid, millele ka Maris viitas, et eelnevalt olid mingid videod olemas, aga ikkagi ta ei katnud ära kogu protsessi. Ja tegelikult oligi väga keeruline seda kõike nagu kokku panna. Et ühel hetkel ma hakkasin looma siis erinevaid koolitusi ja voorult, ehk siis hindamisvoorud andsid olulise tagasiside, et tagasiside sain nii taotlejatelt kui kutsekomisjonilt, kui hindamiskomisjonilt ja selle põhjal siis iga järgnev koolitus oli sisuka. Ja kui kutsekoda andis mulle teada, et selline nagu keskkond on loodud ja palus ka minu tagasisidet, siis väga suur rõõm oli seda näha, et kõik see, mida ma olen tegelikult voorust ise pidanud leiutama, on tänaseks ühes kindlas kohas olemas. Et antud juhend sisaldab väga põhjalikult, mis roll, millised meetodid on hindamise läbiviimisel, mis roll on kutseandjal, mis roll on hindajatel. Mulle väga meeldib ka see, et seal erinevate nagu teemade juures on ka testid, ehk siis kui mina tagasisidestasin antud keskkonda, siis proovisin neid teste teha, et kas ma ikkagi valdan seda teemat. Mulle meeldis see, et väga kompaktselt oli antud keskkond üles ehitatud, et sai liikuda nii teemade järgi kui ka järjest, ehk siis oled läbi vaadanud selle teema, said liikuda nagu teemapõhiselt ja samamoodi saad sisukorra puust valida ka sulle nagu sobiva teema. Ehk siis põhimõtteliselt ma ei ütleks, et kutseandjana minu roll nüüd oleks nagu ära kadunud, et mina pean panema selle rolli nüüd toitumisnõustajate ja terapeutide nagu hindamise kingadesse, aga väga olulise nagu ampsu minu tööst tegelikult võtab ära see põhjalik juhend. Et ma saan sinna suunata taotlejaid, sellepärast et taotlejate koolituste läbiviimisel väga tihti tunti huvi ja see on ka tegelikult neile ju vaja teada, et kuidas siis protsess ja hindamine läbi viiakse. Siis praegu saan, muidugi ma vastan nendele küsimustele, aga saan juhendile ka suunata, ehk siis nad saavad ise ka tutvuda. Ehk siis minu hinnangul on antud tööriist tegelikult kõikidele nagu oluliseks infoallikaks. Oled sa siis kutseandja, oled sa kutsekomisjoni liige, hindamiskomisjoni liige, oled sa tööandja, kes siis vaatab, kuidas kutset saadakse ja kuidas üldse hindamine läbi viiakse, et saada kinnitus siis, et see protsess on läbipaistev, või sa oled ka taotleja, ehk siis kogu oluline informatsioon on kokku kogutud ühte kohta. Ja mis mulle väga meeldis, oli ka see, et seal on ka erinevad näited, et kui te lähete kutsekoja leheküljele, siis seal näiteks on näide, milline peab olema kodulehekülg, et eelnevalt tegelikult pidin ma põhimõtteliselt näpuga erinevatest kohtadest järgi pidama, et mida kõik näiteks kutseandja enda koduleheküljel avaldama peab. Aga praegu lihtsalt klikad lingile ja vaatad, kuidas siis näidise järgi enda neid tasemeid ja enda erinevaid materjale avaldama peab. Ehk siis mina näen seda, et järgmine voor, mis avatakse nii-öelda meie teemal, saab väga olulise tööriista juurde, et kindlasti ma tutvustan seda ka lähemalt nii kutsekomisjonile kui ka hindamiskomisjonile, et viia kõik ühte inforuumi ja ma näen, et see süsteemi suurim väärtus on see, et
kõikidel on ühesugune arusaam, ei pea enam seda infot erinevatest kohtadest otsima. Selle põhjal saad ka teha hindamisstandardi, mis on hästi oluline tööriist hindajatele. Kuna hindamisstandard on oluline ka taotlejale, siis taotleja näeb, kuidas hinnatakse, et see oleks läbipaistev, nii nagu haldusorgan enda tegevust näitama peab. Ehk siis kutseandja vaatest ma näen, et tegu on väga olulise materjaliga, väga hea abivahendiga ja mis on nagu hea on see, et kõikidel on sinna juurdepääs, et kui praegu näiteks, kui ma teen koolitusi, siis konkreetselt meie materjalidele, mida ma koolituse kestel teen, on siis juurdepääs ainult näiteks hindajatel või siis kutsekomisjonil, aga siin sa lähed ükskõik, mis rollis ja vaatad, kuidas see hindamine siis nägema peab. Et selline on siis minu nagu esimene tagasiside sellele kutseandjale. Aitäh, Küllike. See kõlas nüüd kui reklaam meie tootele, aga ussuge mind, me ei valmistanud Küllikest selliseks kiidukõneks ette, vaid tegelikult Küllike rääkis puhtalt oma kasutajakogemuse pealt. Ja seepärast Küllike küsis ka seda, et see jääks kõlama nüüd niimoodi, et nagu kui te vaatate kas või mõne toote müümise kommentaare, tundub mõne puhul, et eemaldatud on negatiivsed kommentaarid ja jätud alles kõik positiivne üksnes. Et kas Küllike on midagi, mida sa tahaksid näha võib-olla ka teistpidi või mida Einike oskab kohe oma järgmises esitluses või ettekandes tähelepanu juhtida, kus mida leiab? Mis on puudu? Ja, et kui ma tagasisidestasin seda ka kirjalikult teile, siis põhiline tagasiside oli see, et osaliselt on terminid keerulised, ehk siis ma kindlasti vaataks need terminid üle, et võib-olla kutseandjad, kes rohkem seda seadust antud teema raames loeb, on teadlikumad nendest terminitest, aga just, et näiteks tööandjad ja taotlejad ja ka hindajad saaksid nagu paremini sellest aru, et jah, alati saab nagu kõike põhjalikumalt ja paremini, aga praegusel hetkel mina näen pigem siin väga suurt väärtust ja tõesti meil ei ole kokku lepitud, et mida ma räägin, vaid minul paluti rääkida, et kuidas see tööriist minu elu muudaks ja tegelikult ta muudaks väga oluliselt. Et kui ennem kõik see info oli laiali, ma pidin seda ikkagi otsima ja haldusorganina mul on väga paljud kohustused haldusseadustikust, seadustikust, siis sealt näiteks ma loen kõik ära ja samamoodi on hästi tihti küsimused olnud hindamismeetoditest, erinevatest printsiipidest, et kuidas on objektiivne hinnata ja nii edasi, et tegelikult kõik vastused tulevad sealt. Ma saan ka oma koolitusi paremini nagu sõnastada ja tegelikult ma saan olla kindel, et see info, mida ma räägin, on tõene. Ehk siis, et ma ei tõlgenda mingit aspekti valesti. Et mina saan väga tugeva kindlustunde, et ma annan nagu õiget asja edasi oma hindajatele. Aitäh, Küllike. Nii tore sissejuhatus Einikesele. Aga Einike, nüüd ma annan sõna sulle. Sina saad juba rääkida sellest, kuidas see hindamismaterjal on siis üles ehitatud ja võib-olla siis ma ei teegi sulle väga pikka sissejuhatust. Ma annan sõna sulle. Aitäh, Maris. Ma loodan, et mind on näha ka. Ja alustan võib-olla enne näitamist väikese sissejuhatusega sellest, millise taustaga ma ise sellesse protsessi sisenesin ja natukene ka sellest ettevalmistusprotsessist ja siis räägin materjalist täpsemalt. Mu enda kogemus kutse hindamisega on see, et kõigepealt ma olen olnud mitmekordne kutse taotleja 2 erinevas valdkonnas ja nüüd olen mitu aastat olnud ka kutse hindaja täiskasvanute koolituse kutse juures ja sellest nädalast õigupoolest olen värske hariduse kutsekomisjoni liige rakenduskõrgkooli direktorite nõukogu esindajana. Ja lisaks olen teinud siis kutse hindajatele koolitusi ja need on olnud väga huvitavad nagu tagasiside ja probleemalade kirjeldamise kohad. Nii et mul on päris mitme perspektiivi vaadet, aga peaksin tunnistama seda, et ikkagi kui selle materjali koostamiseks läks,
mida me koos Marin Johnsoniga tegime. Ja kuigi me olime need videod enne juba ette valmistanud ja mitu korda üle lugenud ja tagasisidet saanud, siis ikka oli väga palju õppimise kohti ja õppimiskogemusi. Ja vaatamata sellisele mitmekülgsele kogemusele, seal on nii palju detaile, mille nagu hoomamist on raske ühel inimesel isegi omada ja see oli üks põhjus, miks tegelikult ma täna ütleks, et me ei kirjutanud seda sugugi Mariga kahekesi, kuigi me põhitekstiloomega tegelesime, vaid meil oli väga suur abi siis Maris Saarsalust, kes täna siin on, Aimi Püüast ja mitmetest teistest kutsekoja inimestest, kes aitasid asjale kaasa, andsid meile kriitilist tagasisidet, ütlesid, et mõnda asja tuleb lahti kirjutada või täpsustasid mõningaid asju. Ja lõpuks oli meil ka väga hea keeletoimetaja sellel materjalil. Ja kui me lõpuks jõudsime tekstiga nii kaugele, et oleme valmis edasi liikuma, siis oli Veronika Tuul see, kes selle nii hästi loetavasse ja struktureeritud videoformaati pani. Nii et võiks öelda, et protsess on olnud tegelikult hästi töömahukas, palju suurem töö, kui me algul arvasime. Ja samal ajal hästi põnevat õppimist sisaldav ka minule endale. Me viisime kokku ka need varem valminud videod ja selle teksti. Algul mõtlesime, et videod on tehtud, et kui palju siin selle tekstiga ikka on vaja lisaks teha. Aga tegelikult ilmnes, et videod päris kõiki teemast ei katnud. Ja teiselt poolt seda, et oli ka mõningaid terminoloogilisi asju, mida me hiljem veidike videotest lähtuvalt kohendasime. Ja vist vähemalt ühe koha oli siuke seis, et seda videot sellisena ei olnud sellesse materjali vaja. Nii et kes on varem videosid vaadanud, siis see ei ole päris identne, aga enamik videosid on siin kenasti kasutusel. Mis oli veel võib-olla kõige arendusliku pool selles protsessis oli see, et mida teha siis kahe sarnase protsessiga. Tegelikult see mõtlemine algas juba veidi varem, kuna meie tööside kutsekojaga ei piirdunud ainult selle materjaliga. Ehk me saime kokku Haridus- ja Teadusministeeriumi rahva ja kutsekoja rahvaga ja küsisime, et kuidas me ikkagi sellise võtaliku ilminguga kutse hindamisel tegeleme, kuidas me seda nimetame, tegemist on väga sarnaste protsessidega, aga nad on ometi kohati erinevad. Sündis see väljend, mida me siin kasutame, nimelt võtalik mõtteviis, et me ütleme, et kutse hindamine, mis on oma olemuselt väga sarnane tema sealjuures siis me kasutame väljendit võtalik mõtteviis, nii et HTM on olnud ka siin kaasatud. Nagu te näete, siis seal päris alguses on sissejuhatus ja põhimõisted ja olen natuke siin nõus Külliga, et mõistetega oli parasjagu mässamist ja nad on kohati keerulised ja neid on palju. Ja mis teeb asja võib-olla keerulisemaks on see, et Eestis ikkagi ka erinevates kontekstides kasutatakse natuke erinevaid mõisteid. Proovisime nii selgelt kui võimalik, proovisime kooskõlastada ka loodetavasti varsti välja tuleva kutseseadusega, aga mitte lihtsalt sealt kopeerida, vaid vaadata, et need ei lähe risti, aga mõned asjad on meil veidike rohkem lahti kirjutatud. Ja juba on ka mõned head tagasisidet tulnud mõistete kohta, mis seal veel võiks olla. Muidugi kuskil on see piir ka, et kui palju mõisteid siis ühes materjalis peab olema. Aga ma mõne asja kohta siin ütlen, et näiteks, et me oleme kasutanud väljendit hindamismeetodiga suuline eksam, meilt on küsitud, miks mitte intervjuu. Tegemist on sellise semantilise protsessiga, kus keeletaju ka on inimestel erinev. Minu jaoks näiteks on intervjuu väiksema mahulisem, niiviisi täiesti tajumuslikult kui suuline eksam, aga muidugi võib neid kasutada. Nii et siin jääb nagu kasutajatel ja teil ka kutsehindajate, kutsekomisjonide esindajatena ikkagi oma ruum ka otsustada, kuidas mida teha, kuidas mida nimetada. Me oleme oma parima arusaamise järgi neid siia kirja pannud. Samamoodi me oleme eelistanud eestikeelseid sõnu, näiteks õpimappi portfooliole, aga ma tean, et mingites valdkondades on nad mõlemad kasutusel ja tähendavad veidi erinevaid asju. Nii et see materjal paratamatult on üldistav ja mingite kohtade peal me peame ütlema, et midagi pole teha, et see on autorite parim arusaam sellel hetkel koostöös kutsekoja rahvaga ja siin ei ole, see ei ole kivisse raiutud.
Rääkimata sellest, kui siis mõisteid tuleb ka kooskõlastada seadusandlusega. Juba oleme saanud ka tagasisidet sellele, et läbiva kompetentsi ja üldoskuste omavaheline suhe tuleks kuidagi paremini lahti kirjutada. Mis on hea uudis, on see, et materjal läheb veel kohendamisele peale kutseseaduse vastuvõtmist ja nüüd kõik tagasiside, mis me siit saame, on väga abiks. Küllike või Innike, ma hästi korra katkestan. Kas tekkis küsimus, et kas sa midagi jagad ka hetkel ekraanil? Ma hetke pärast jagan, ma mõtlesin, et ma teen selle sissejuhatava vestluse enne ja siis hetke pärast jagan ka. Just. Nii et veel ei pea olema näha. Ja pärast seda, kui me oleme siis korrigeerinud, kutseseadus on väljas, siis me loodame, et seda materjali saab ka alla laadida. Nüüd, niikaua kui ma oma materjali jagamiseks avan, mul on kõigile osalejatele üks väike palve. Mõelge palun ühele küsimusele, millele te loodate, et see materjal vastab või millele te olete juba sellest materjalist vastust otsinud. Kui te selle kuskil omale saate kirja panna, on väga hea. Kui mitte, siis me vaatame seda hetke pärast koos ühes teises kontekstis. Nii, kas nüüd tuli? Ja. Saate vaadata, väga hea. Anna. Nüüd ma liiguksin siit läbi selle materjali korra, vaataks teiega koos seda. Ma ei hakka seda ette lugema, sellel ei oleks mõtet, aga vaataks selle pilguga, et mis siis kuskil on, mis on selles põhistruktuuris ja siis me tuleme tagasi selle teie esitatud küsimuse juurde. Sissejuhatus on siis nagu ikka igal materjalil ja selle põhiline osa koosneb põhimõistetest, mida me materjali jooksul kasutame. Aga sissejuhatuses teeme ka korra viite oskustele. See on olnud ka üks teema, kus on olnud nagu hea tasakaalu otsing meil käigus juba mitu aega. Ja ütleme, et kuigi praegu on väga suur rõhk oskustel, siis me ikkagi selles materjalis räägime kompetentsidest, kus oskused sisalduvad, tunnistades ja tunnustades seda, et töömaailmas on oskustel väga oluline roll. Siis liigume edasi esimese peatüki juurde, kus siis te näete ise ka, millest siin kõrvalribal, eks ole, et millest siis esimeses peatükis juttu on. Baasprintsiibid ja kvaliteedikriteeriumid on omamoodi tegelikult seotud ja suhteliselt lähedased, aga räägime ka ohukohtadest kutse hindamisel. Ja võib-olla teema, mis tulevikus vajab veelgi rohkem lahtikirjutamist, on ikkagi tehisintellekti kasutamine. Ise ka hiljuti just tegelikult mõne nädala eest kutse hindajana kogesin seda, et see temaatika on väga tõsiselt laual ja kutse taotlejate kiusatus lasta keerukat analüütilist teksti tehisintellektil kirjutada nende eest. Meil oli seal juhtum, kus öeldi, et ausõna, ma need asjad tegin ise, aga kirjutamine oli nii vaevaline, et ma lasin tehisintellektil kirjutada, et need ilmselt on kasvav ohukoht, millega võib-olla tuleb isegi tulevikus rohkem tegeleda. Ja siis natuke on juttu siin ka Eesti kvalifikatsiooni rollist, kvalifikatsiooni raamistiku rollist, millega kutse hindamisel tuleb arvestada. Siis läheb asi järjest praktilisemaks ja hindamisprotsessi kirjeldus on teise peatüki nimi, kus me räägime protsessist, osapooltest ja nende ülesannetest. Pean tunnistama, et osapoolte ülesanded oli päris pikk paikaloksutamise protsess, läbirääkimiste protsess ja juba oleme saanud ka hea tagasiside, et natukene peab sedagi täiendama. Eks iga materjal on selline, mis elab oma elu edasi ja tegelikult on hea, et virtuaalset materjali on palju kergem täiendada kui paberile välja tulnud materjali. Puudutame taas tõendamise küsimusi. Paratamatult ka need seisukohad, mis siin on sellised meie kui autorite seisukohad. Iga kutsevaldkond teeb ju oma otsused siin ka taas tõendamise küsimustes ja siin on võib-olla asju, mis ka ajas arenevad ja muutuvad, aga mingid argumendid on siin antud, mida saab kasutada, millele toetuda. Puudutame taotleja nõustamist.
ja sellist kujundavat hindamist või tagasiside olulisust hindamise juures. Ja nii nagu igas protsessis on oluline ka protsessi enda parendamine ja räägime siis ka lühidalt siin kompetentside hindamise jätkuvast parendamisest. Kolmas peatükk keskendub hindamisjuhendi koostamisele. Ja siin on siis, nagu te näete, väga see ainus õige alustuskoht kutsestandard, kus siis tuleb liikuda hindamisjuhendi suunas, kuidas valida hindamismeetodit või hindamismeetodeid, kuidas kirjeldada hindamiskriteeriume siduda nii kompetentside tegevusnäitajate kui hindamismeetoditega, kuidas eristada tasemeid ja võib-olla üks küsimus, mis on ka palju vestlust tekitav, on läbitud hariduse nõue kutse hindamisel. See puudutab ka hiljem sellist võtaliku mõtteviisi kasutamist, kui me selle juurde jõuame. Aga kui kolmas peatükk räägib planeerimisest ja siis hindamisjuhendi koostamisest, siis neljas peatükk puudutab hindamismeetodite rakendamist ehk siis tegelikult nagu protsessi käigus läbiviimist. 4.1 on hindamine tõendusmaterjalide alusel. Siin ja seal me varem oleme kasutanud ka väljendit dokumentide põhjal, aga kuna tõendusmaterjalide olemus on laiem kui dokumendid, siis me otsustasime selles materjalis jääda väljendi tõendusmaterjali juurde. Näiteks võivad tõendusmaterjalideks olla pildid, videod, mingid muud visuaalid, mis ei ole oma olemuselt dokumendid. Nii et siit me oleme ühtlustanud terminoloogiat ja ma loodan, et ka sellest on abi, et kui mõisteid on palju ja kirjuid, siis mõnel juhul püüame koondada ühe mõiste alla rohkem asju. Ja siis on eritähelepanu pööratud mõningatele hindamismeetoditele, nagu eneseanalüüs, mis on ikkagi klassikaline kutse hindamismeetod ja eriti kõrgematel tasemetel. Siis räägime praktilise töö hindamisest, selle põhjal hindamisest. Pikemalt võtame ette intervjuu ja siis selline ka võtamaailmast väga tuntud kombinatsioon, mis ka kutse hindamisel on palju kasutusel, on õpimapi ja intervjuu kombinatsioon. Et need on need põhilised, millel me peatume, arvestades, et loomulikult on hindamismeetodeid rohkem, aga võib-olla nendes esitatud soovitused ja printsiibid sobivad ka siin ja seal teistsuguste hindamismeetodite puhul rakendamiseks. Eelviimane peatükk puudutab siis seda eelpool nimetatud võtalikku mõtteviisi ja kutseseadusega on ka teada, et siin võib-olla tuleb ka suuremat julgustust selle kasutamiseks kutse hindamise protsessis. Ja viimane peatükk puudutab hindaja kompetentse. Hindaja kompetentside puhul pean ka ütlema, et see on selline suurem ühislooming. Kuna ma tegin terve hulga kutsehindajate koolitusi, siis kõigis nendes me kogusime ka kutsehindajate enda arvamusi, millised peaksid hindaja kompetentsid olema ja kasutasime neid siin juhendmaterjalis ka. Et see ei ole ainult meie väljamõeldus, vaid ka hindajate enda pakkumine, mis peaks olema materjalis kirjas. Ja nüüd, kus me oleme vaadanud korra selle üle, siis ma võib-olla mõned metoodilised asjad veel siin lisan. Nimelt selle, et nagu juba Küllike ütles, on siin näiteid. Riskantsena ka mitte ainult head, vaid ka mõned halvad näited. Vahel aitavad need, peaasi, et ei hakka oma elu elama. Siis on sellised reflektsioonikohad, mis on mõeldud nagu ise mõtlemiseks ja siis on arutelukohad, mis on mõeldud teistega koos arutamiseks, mida sobib väga hästi ka teha hindamiskomisjoni kohtumisel. Ja siis on need, mis on, ma arvan, kõigi materjalide lemmikud, et need on harjutused. Ise tegin neid ka läbi hiljem, kui nad olid sinna veebi konteksti üles saanud ja vaatasin, et mõnda asja ei olegi nii lihtne, aga see annab nagu tagasiside, et kus on võib-olla mõtet minna ja lugeda rohkem. Mis väga minu meelest ka aitab materjali lugeda, on siis see, et ta on hästi struktureeritud ja mõningaid aknaid võib avada siis, kui see rohkem huvi pakub. Ja selles mõttes mul on hea meel, et see materjal just virtuaalsena on võimaldanud sellist nagu
dünaamikat rohkem kui ükski paber olev materjal. See on minu väike ülevaade siin sellest materjalist, aga nüüd mul on palve ja Siret lubas siin meid aidata. Et kui te see küsimus, millele te enne minu tutvustust mõtlesite, me teeme väikese sellise küsitluse või polli, loodame, et läheb tööle, kus te saate mõelda, et millises peatükis teie meelest leiate te vastuse sellele oma küsimusele. Seni, kui see ilmub, te võite juba mõelda, et kuhu peatükki see teie küsimus läheb, kui teil on see materjal endal ka võimalik ette võtta ja vaadata. Nii, praegu juhib selline peatükk nagu hindamismeetodite rakendamine. Aga väga võrdväärsed on ka hindamisprotsessi kirjeldus ja hindamisjuhendi koostamine. Tundub, et liialdamatu on hindamismeetodite rakendamine. Kuigi algas võtaliku mõtteviisiga, mis on sageli väga keeruline teema. Seda lahti mõtestada üleüldse kutsesüsteemi mõistes ja ka hariduse valdkonnas keeruline. Nii, aga Siret, kas sa saad ka ekraani peal tulemust näidata? Ma usun, et kõik, kes on soovinud oma mõtte avaldada, on seda jõudnud teha. Nii. Ja nagu ma ütlesin, siis liidriks hindamismeetodite rakendamine, enam-vähem võrdsed hindamisprotsessi kirjeldus, hindamisjuhendi koostamine, aga oluliseks on peetud ka põhimõisted, et küsimus võib seal peituda. Nagu Einik ütles, siis mõistetega meil oli päris siuke sisutihe arutelu, et milliseid mõisteid ja kuidas rakendada, sellepärast et nagu te teate, siis ka kutsesüsteem on reformimisel ja tekkiski küsimus, kas siis nüüd kasutada juba neid mõisteid, mis uues seaduses on sisse kirjutatud või jääda ikkagi vanade juurde. Aga püüdsime leida siis sellise kuldse kesktee ja leppisime kokku, et kui uus kutseseadus jõustub, siis vaatame selle materjali kõik üle. Nii. Kas sa, Einike, tahad midagi lisada? Ei, mina olen nüüd valmis minema küsimuste vooru edasi. Nii, kohe vaatame küsimuste vooru. Aga ka kõik osalejad. Küsimused on kõik oodatud chati, nagu ma ütlesin, ja kes tahab siis küsida oma küsimuse kõva häälega, siis palun andke sellest käega märku. Siis Siret saab anda teile omakorda võimaluse avada oma mikrofon. Aga hetkel on tulnud chati üks küsimus, missugused küsija on Külli Salumäe ja küsimus on, missugused on teie soovitused selle juhendmaterjali kasutamiseks kõrgkoolide õppekavadel, mille õpetajatele omistatakse koos kõrgkooli diplomiga ka kutse. Et ma Einike hästi natukene täpsustan siin ja võib-olla ka kõik osalejad ei tea, et juhul, kui kõrgkooli õpetajale omistatakse ka kutse, siis tavapäraselt on tegemist kõrgkooli kui kutseandjaga. Ja see protsess käib sellisel viisil, et kõigepealt kõrgkool viib oma õppekava kooskõlla kutsestandardiga ja
sageli lepitakse kokku siis ka selles, et mis on see lõpetamise tingimus ja reeglina on see tegelikult lõputöö kaitsmine ja lõputöö kaitsmisse kaasatakse siis kutseandja esindaja. Väga sageli toimub see sellisel viisil. Aga Eenike, kas sa tahad, et ma kordan nüüd küsimust või? Korda palun veel korra küsimust, jah. Nii, selle taustal, missugused on teie soovitused selle juhendmaterjali kasutamiseks kõrgkoolide õppekavadel, mille lõpetajatel omistatakse koos kõrgkooli diplomiga ka kutse? Olemata selle protsessiga liiga lähedalt seotud, vastan nii hästi, kui ma praegu hetkel oskan. Et nii palju, kui on otsustamisruumi kõrgkooli lõpu siis kutseeksamil, nii palju minu soovitus on võimalikult rakenduslikult läheneda kutse hindamisele. Just sellepärast, et tihtipeale sõltub ju väga õppekavast, kui palju on õppekavas praktikat. Ja rakenduskõrgkoolide bakalaureuse õppekavas peab kindlasti olema praktika, aga et kus on vähem praktikat, siis minu soovitus on, et kuna on oht, et töökogemust on lõpetajatel pigem vähe, siis on väga hea, kui seal on mingisugune praktiline komponent. Ehk minu soovitus võimalusel on vaadata otsa peatükile number 3 ja küsida, et millist paindlikkust on selleks, et teha võimalikult mitmekesiseks ja töömaailmale hindamisele sarnaseks kõrgkooli lõpus toimuv kutse hindamine. Aga see on mu isiklik arvamus, ilma et ma liiga täpselt oleksin kokku puutunud kõrgkooli lõpukutseeksamitega. Aitäh, Eenike. Chatis hetkel rohkem küsimusi ei ole. Inimesed on siis kas tutvumas materjaliga ja küsimused alles tekivad või on siis materjal nii hea, et ei olegi küsimusi. Aga mina Eenike küsin sinu käest, et kuna sa viisid meil läbi ka hästi palju mitmeid hindamisega seotud koolitusi kutseandjatele ja kindlasti sa oskad rääkida ka oma kogemusest, et mis on need kõige peamised komistuskohad üleüldse hindamisega seotud? Mis on siis näiteks ettevalmistamisega, läbipaistvuse tagamisega, mis iganes sulle vähegi hetkel meenub esimesed asjad? Hea küsimus, aitäh, Maris. Võib-olla, kui ma korra mõtlen ohukohale taotlejana, siis taotleja jaoks on hindamise jaoks või taotlemisdokumentide kokkupanek ikkagi enamjaolt väga suur töö. Mäletan oma esimest ringi, taastaotlemine on lihtsam, aga see oli selline julge 6 aega tööd. Ja seal võib-olla ohukoht on lõigata nurki sirgeks, mitte teha seda põhjalikult, korralikult, selge viitega tõendusmaterjalidele ja ammugi on ohukoht see, et siis minnakse tekstiloome abi küsima tehisintellektilt, mis ei ole korrektne. Siis nüüd hindajate seisukohalt on see alati see risk, et see vähene aeg, mis meil inimesega on, eks ole, et kas me saame piisavalt ülevaate ja muidugi, mis tuli nendelt koolitustelt välja, eriti praktilisemat laadi kutsete puhul on see, et ikkagi ühelt poolt ajaressurss ja teiselt poolt rahaline ressurss ei anna võimalust saada head ülevaadet tegelikult tema praktilistest pädevustest. Et võtame kas või juuksurid või mingi muu valdkonna, eks ole, et kui me tahame teada, kas ta kõikide nende asjadega tuleb toime, siis tegelikult tuleb ikka teha mingi valik, mida hinnata ja mida sellega ajaga on üldse võimalik teha. Mul on siin omal üks vana humoorikas näide. Tegin kunagi kutseõppeasutustele koolitust. Olime koolituse lõunal ühes Tartu restoranis. Loomaliha oli nii sitke, et ei olnud võimalik seda noaga lõigata, rääkimata ammustamisest või närimisest. Ja kui mina ütlesin, et kuulge, et kas need on teie lõpetajad siin, kes sellist toitu teevad, siis nad ütlesid, et ei, me ei suudaks elu ilmas eksamil sellist loomaliha
liha lasta neil küpsetada, millele meie raha peale hakkab. Et noh, see on võib-olla selline, on küll kutseõpasutuse näide, aga ma arvan, et räägib sellest ka, mis risk on kutse hindamisel, et on mingid asjad, mis töö seisukohalt on olulised, aga mille jaoks ressursid ei ole piisavad selleks, et seda hinnata. Rääkimata ka muidugi teatud praktiliste tegevuste ajaressursist, mis paratamatult sunnib valima mingisuguse asja, mida siis on võimalik hinnata, mis oleks võimalikult autentne. Nii et need tulevad mulle praegu nagu kõige rohkem meelde ja muidugi Eesti on väike. Tsiteerides ühte oma kolleegi, kes ütleb, et eestikeelne kõige lühem anekdoot on sõltumatu ekspert, et eks see oht ka, et kuidagi kutse taotleja on kutse hindajate jaoks kuskilt teada või tuntud või mingil põhjusel mingi eelhäälestusega me temale läheneme. See on ka üks asi, millega on hea olla ettevaatlik, sest eriti ühe valdkonna piires, mis ei ole väga suur, seal ikkagi see kallutatus oht on ka täiesti olemas. Aitäh, Heike. Kuna endiselt ei ole ühtegi küsimust, siis mina kasutan veel korra võimalust küsida. Ja ma tean, et sellele ei ole kerge vastata, aga ma tean, et sa oled väga nutikas. Ja kas sa oskad mulle lühidalt defineerida või öelda, mis on kvaliteetne hindamine sinu jaoks? Võiks teha lahti selle alajaotuse ja vaadata, mis on hindamise kvaliteedi kriteeriumid, aga ma võin, pigem ütlen peast, sest ma arvan, et see on parem. Ühele asjale ma tegelikult eelmises vastuses juba viitasin, et kvaliteetses hindamises imiteerivad hindamismeetodid võimalikult lähedaselt neid protsesse, kuidas neid päriselus kasutatakse. Me nimetame seda autentseks hindamiseks, ehk need meetodid on võimalikult lähedased päriselule. Nii palju, kui ressursid siis lubavad, nii palju, kui on võimalik. Teine on ikkagi see, et ta on võimalikult objektiivne. Et seal mingid muud asjad ei hakka kaasa mõjuma. Kolmas on see, et heast kvaliteetsest hindamisest räägib see, et kui on 3 hindajat, et nad tegelikult näevad asju samamoodi, et see teatud joondatus hindajate poolest läheb kokku. Kui seal on väga suured käärid, siis tuleb küsida, et milles asi on või et kas siin on midagi, mida me näeme erinevalt ja miks me näeme erinevalt. Ja ma arvan, et võib-olla üks asi on veel see, et ükskõik millise otsuse taotleja saab lõpuks, on tal see kogemus sellest hindamisprotsessist, et see aitab kaasa tema arengule, tema kutsevaldkonnas. Et see tagasiside, mida ta saab, on edasiviiv tagasiside. Et ta tunneb, et ta tahab asju paremini teha. Ta teab, kus on need tema arengukohad. Ta teab, millised võimalused tal on ennast arendada. Kõik ei mahu sinna hindamisprotsessi sisse, aga et see ei ole lihtsalt hindamine hindamise pärast, vaid see on hindamine arengu toetuseks. See käib minu jaoks ka alati kvaliteetse hindamise juurde. Need asjad tulid praegu niiviisi hoo pealt meelde. Kui materjali vaadata, ilmselt seal on mõned asjad veel. Aitäh, ma olen Einike sinuga täiesti nõus ja mulle hästi meeldis ka see, et sa tõid välja just nimelt selle, et taotlejal säilib see soov ja tahe ennast siis tegelikult ka selle hindamistulemuse tagasiside põhjal edasi areneda, et mitte, et tal ei tekiks tõrget, et ma ei tahagi enam sellega tegeleda, et ma niikuinii ei oska. Nii. Aga on ühel küsijal on käsi püsti. Siret, kas sa saad võimaldada? Kristel Jalak tahab küsida. Ja, Kristel, palun lülita iseenda mikrofon sisse nüüd. Kristel, kas sul õnnestub panna oma mikrofon sisse? Aga... Ja, aitäh. Väga tore. Mul on 2 asja öelda. Esiteks ma kommenteerin chatis küsimust. Vähemalt minu arvutiaknas see miitingu versioon või sättingud, mida kasutatakse, ei võimalda mul chatti mitte midagi kirjutada ega ka mitte hääletada. Et see võib olla põhjus, miks pärast neid küsimusi nii vähe on. Aga küsimus puudutab mul
seda esimest peatükki kompetentside hindamise baasprintsiibid ja kvaliteet ja teaduspõhisust silmas pidades, ma lihtsalt küsin, ma ei ole dokumenti näinud, kas seal on olemas ka viited allikatele? Me ei ole siin allikatele viidanud, sellepärast, et juhendmaterjali formaadis seda alati ei tehta ja oleme läinud sellist nagu pigem, tähendab, allikad on olemas ja allikad on kasutatud, aga siin ei ole viidatud eraldi, jah. Aga elektroonses versioonis ei ole ju väga keeruline panna juurde üks lehekülg või paar. Ei ole, jah, mõte, aitäh. Jah, aitäh. Nii, siin on mõned osalejad on kommenteerinud, et saab küll chati kirjutada, et see funktsionaalsus on täiesti olemas, nii et võib-olla, kes ei saa seda teha, nendel on oma arvutiseadistused sellised, et mis ei võimalda seda teha lihtsalt. Nii, aga Einike, aga mis on sinu soovitused üldse selle kutseandjal, et kuidas ta seda materjali rakendama peaks või et küll ikka väga kenasti tutvustas, et tema näeb, et tema saab igatepidi seda kasutada nii ise vaadata, kuulata, valmistada enda koolitusi, et suunata otse hindajad neid asju kuulama, taotlejad kuulama. Et kuidas sina, Einike, alustaksid, kui sina oleksid kutseandja kutseandmist korraldav isik ja vastutad siis ka tegelikult hindamise või kutseandmise kvaliteedi eest ja hindamise kvaliteedi eest sealhulgas. Mis sina teeksid? Anna mõni praktiline nõuanne. Kuna ma olen täiskasvanu koolitaja 8. tasemel, kes ma annaksin andragoogilise soovituse, et minu ettepanek on, et kõigepealt panna kirja küsimused, mis on tekkinud ja siis vaadata materjali, nagu me natuke täna tegime ka. Sellepärast, et lihtsalt lugeda teiste vastuseid ei ole meie õppimist kõige paremini toetav, aga kui läheneda oma küsimustega, siis on alati põnevam. Muidugi sõltub väga ka inimeste ajutüübist, et on neid, kes armastavad läheneda ka suurest pildist nagu konkreetsema suunas ja on neid, kes liiguvad konkreetsest pärast vaatavad suurt pilti. Aga üldiselt me õpime täiskasvanutena siis, kui meil on küsimused, millele me otsime vastuseid. Nii et minu soovitus on alustada küsimustest ja mul on teine soovitus veel, mis on võib-olla minu isiku pärast lähtuv, et mul on väga meeldinud teha neid harjutusi. Et harjutused annavad ka tegelikult, kui on kiire ja ei ole aega kõike süveneda, harjutused annavad hea ülevaate sellest, et mis on need materjalid, mida peaks rohkem lugema või millesse peaks rohkem süvenema. Neid ei ole siin nüüd täiesti materjali katvalt, aga on piisavalt selleks, et saada tagasisidet, et kui hea enda ülevaade juba on. Ja võib-olla kolmas soovitus on ikkagi, et kui teiste hindajatega ja hindamiskomisjoniga asju arutada, siis vaadata, et millised teemad tekivad ja siis alustada nendest teemadest, mis on tekkinud ikkagi konkreetses hindamisprotsessis ja vaadata seda, mida siis selle kohta kirjutatakse ja võib ju juhtuda ka, et me mõne asja kohta pole osanud isegi kirjutada, aga see tagasiside oleks meile ka väga vajalik. Jaa, absoluutselt. Kuna nüüd rohkem küsimusi ei ole ja ega me ju oleme täiskasvanud inimesed, alati ei pea kõiki infotunde ja koosolekuid täis rääkima ajaliselt, siis minu mõte on järgmine, et me siinkohal paneme meie infotunnile punkti, aga ma kindlasti soovitan teil neid materjale vaadata. Kui teil tekib mõtteid ja ideid, mida seal võiks muuta, parandada, paremaks teha, mis on natukene ebaselge veel, et siis need mõtted võib kindlasti kutsekoja poole teele panna. Me ei luba, et me parandame koheselt neid materjale, sellepärast, et hetkel on neile joon alla tõmmatud, aga nagu ma ütlesin, siis kutsesüsteem on reformimisele läbi selle, kui tuleb uus kutseseadus jõustub, siis me peame niikuinii selle materjali üle vaatama, sellepärast, et seal on ilmselt palju selliseid asju ka sees, mida reguleerib siis ka juba uus kutseseadus ja võib-olla on siis vaja vastavalt ka seda juhendmaterjali kohendada. Aga mina tänan teid, tänan ka Einikest ja Lüllikest ja Siretit, kes meid toetas ja tänan kõiki teid, et te huvi tundsite. Aitäh teile!
aitäh ja nägemist!